milline on pädevus struktuuri elemendil. Pädevus tähendab siis seda, et millised on tema õigused midagi toimetada, milline peaks olema väljund tema toimetamisel. Ja üritaks teha nii, et asi sobiks kõik omavahel kokku. Kui vaadata struktuuriskeemi, kus kõige peal on siis üleval on seltsi liikmed ja sealt edasi tulevad siis juhtimisorganid nagu üldkogu või volinike koosolek ja all on siis juhatus, siis see on tegelikult sellise demokraatliku organisatsiooni normaalne struktuur, kus siis võim delegeeritakse allapoole ehk juhatusele. Võib olla ka teistpidi püramiid, aga see pole nii hea pilt. Ja struktuuris on veel kaks sellist ühiku rida. Üks on nõukoda ja teine on mitmesugused liikmeühendused, mis ei oma otsest juhtimisfunktsiooni, aga mis on struktuuri sees väga olulised. Ja alustaksime liikmetest. Enne seltsi moodustamist sai vaieldud teemal, et kes võiks olla seltsi liikmed. Oli arvamusi erinevaid, et kas on eraisikud ja juriidilised isikud või ainult juriidiliste isikute ühendus. Eraisikute ühenduse kasuks langetas kaalukele see, et avatud liikmeskonnaga organisatsioonil, millega liitumine ja millest lahkumine on suhteliselt vaba, et sellega on võimalik igal kalamehel üsna hõlpsasti liikuda. Kui ta jagab neid vaateid, kui ta jagab eesmärke ja tunnistab põhikirja. Ja kui oleks olnud liikmed ja klubid, siis oleks see tähendanud seda, et ühel liikmel on üks hääl ja näiteks 100 liikmega klubil on ka üks hääl, mitte rohkem. Sest klubi liikmed ei saa automaatselt 7 liikmeks saada. Põhiseaduse luba. Aga kui 2 meest võtavad kätte ja teevad klubi, MTÜ, mis on seaduse järgi võimalik, siis 2 mehel on 2 peale 3 häält. See pole ka nagu päris õige. Et vältimaks sellist segadust, siis leiti klubidele natuke teine roll kalastajate seltsi struktuuris. Jõuame sinna ettekande lõpupoole. Ja kõige õiglasem on niimoodi, et kui on 7 liikmed, igal liikmel vastavalt seadusele üks hääl ja need liikmed on eraisikud. Kes võivad olla? Meil on 2 tüüpi liikmeid. Ühed on siis täisliikmed ehk need, kes peavad kalaspüügi õiguse eest maksma või on sellest piirist vanemad, 16 ja vanemad, ja teised on noorliikmed. Ja noorliikmed saavad kõikides tegevustes osaleda sõnaõigusega, täisliikmetel on hääleõigus. Ja seltsi puhul on tegelikult üks unikaalne võimalus, mida on klubides praegu väga raske rakendada, on see, et hakata tegelema noorte harimise ja kasvatusega ja mis lõpeks siis nende 16-aastaseks saamisel mingi inauguratsiooniprotsessiga, näiteks saaksid omale mingi tunnistuse, mingi märgi, mida iganes. Et vanu kalamehi enam ei muuda, aga noori annab veel harida ja kasvatada. See võiks olla seltsel üks selline tegevussuundasid tulevikuks, millega saaks hakata päris kohe peale. Ehk oleks vaja noorte toimkonda. Seltsi liikmetel on tegelikult 2 kohustust. Üks on kohustus tasuda liikmemaksu vastavalt põhikirjale ja teine on siis kohustus täita üldkoosoleku ja volinike koosoleku ja juhatuse otsuseid, et kuidas see nüüd välja näeb. Selge on see, et ainult seaduslikud otsused on need, mis on täitmiseks. Ja põhimõtteliselt see tähendab seda, et kui üldkoosolek võtab vastu mingi otsuse, et me käitume mingis osas, toimetame niimoodi. Näiteks üldkoosolek kinnitas asutamisel põhikirja, kus sees on liikmemaks ja juhatus, kellel on õigus liikmemaksu suurust määrata, siis liige peab täitma 2 asja, ta peab tasuma liikmemaksu ja peab tasuma seda selles ulatuses, nagu juhatus otsustab. Need variandid, mida on pakutud välja, et otsustame, et sel suvel püüame lendõngega ja järgmine suvel kollase landiga, et need ei päde, nad sellist otsust ei saa vastu võtta. Ja kui võetaksegi, siis võtjad lähevad kuhugi kinnisse asutusse varsti ilmselt või nad võetakse sealt kohalt maha. Aga seaduslikud otsused, ega need otsused eriti palju ei tule. Ja üldkoosoleku moodustavad
siis kõik seltsi liikmed, üldkogu. Üldkoosolekul on põhimõtteliselt võimalik vastu võtta otsuseid kõiki seltsi puudutavates küsimustes. Üldkoosoleku puhul on sellised piirangud. Põhikirja on toodud sisse 50% kvoorumi nõue, et üldkoosolekut ei tehtaks näiteks 3 inimese vahel mingil põhjusel. Ja üldkogu otsused võetakse vastu siis lihthäälte enamusega. Lihthäälte enamus tähendab seda, et poolt on rohkem kui vastu. On teatavad otsused, millest tulenevad seadusest, ja need on ka põhikirjas kirjas, mille puhul on vaja siis 90% liikmete nõusolekut näiteks siis, kui me muudame seltsi eesmärki. See tähendab seda, et tegelikult on seltsi eesmärki praktiliselt võimatu muuta. Lõpetamine on kõik üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmed. Ja mis tähendab esindatus, tähendab seda, et kui keegi seltsi liikmetest üldkoosolekul ei saa tulla, siis ta võib kedagi volitada. Aga et vältida olukorda, kus nüüd keegi tuleb seal 30 Peipsi kalakuningaga, kes iganes tuleb 30 volikirjaga, siis on koos endaga saab olla 5 häält. Suuremat häälte arvu ei luba. Need häälte kauplemised jääksid ära. Ja põhikirja muutmine, ühinemine, jagunemine vajab 2/3 üldkoosolekul esindatud häälte arvu. Ja põhikirjalised üldkoosoleku õigused. No, üheks asjaks on kindlasti igal aastal vaja kord üldkoosolekul kokku tulla, see on majandusaasta aruande kinnitamine ja juhatuse tegevusaruande ärakuulamine ja kinnitamine. Siis on ridaseid formaalsemaid teemasid, juhul kui peaks selts ühinema, jagunema, lõppema, mida loetavasti niipea ei tule, vähemalt niimoodi. Ja väga oluline on siis juhatuse liikmega tehingu tegemise otsustamine. See käib ka ainult üldkoosoleku otsusega. Ja seadusest tulenevalt on veel üldkoosolekul näiteks, ainult üldkoosolek saab otsustada seda, kui selts omandab või võõrandab kinnisvara või omandab või võõrandab registrisse kandmisele kuuluvat vallasvara. See käib ka läbi üldkoosoleku otsuse. Aga mis juhtub siis, kui seltsis on näiteks 3000 liiget või isegi 1000 liiget? Et Eestis ei ole eriti palju neid saali, kust ütleme 1000 inimest kokku saaksid, kus ära mahuksid. No võime oletada, et 1000-st tuleb 600 kohale, aga kõikidele tuleb anda võimalus. Ja see tähendab seda, et kui selts on piisavalt suur, ehk selle punase ringi sisse jääb osa, siis tuleb appi võtta volinikud ehk volinike koosolek. Ja volinikega on üks põhimõte, et igal seltsi liikmel peab olema võimalik valida omale esindaja või esindaja valimises kaasa rääkida. Ja sai erinevaid arve läbi vaieldud, arutatud, kaalutud, aga üks arv oli siis, et 50 liikme kohta üks esindaja volinike koosolekul. Aga see volinike koosolek läheb tööle siis, kui tõesti seltsi liikmete arv kasvab juba nii suureks, et üldkoosoleku kokkutulekul pole kas piisavalt ruumi või teine asi, et need suured organisatsioonid tihtipeale ei tule kvoorumit kokku, raisatakse hulk aega, raha, energiat, raisatakse kõigi nende aega, kes on kohale tulnud ja siis peab midagi ümber mängima, uue üldkoosoleku tegema, kus enam seda kvoorumi nõuet ei ole. Et volinike koosolekuga käib see asi natukene lihtsamalt. Ja et kuidas volinikke valida ja kuidas üldse, ütleme, suuremas seltsis, kui ta kasvab suuremaks ja suhtlus toimuks, siis selleks on osakonnad. Osakonnade kaudu käib see valimine, osakonna suuruseks on ette nähtud vähemalt 50 inimest ja osakonnad kinnitab juhatus. Põhimõtteliselt on nad territoriaalsel põhimõttel ja igaüks saab ise kaasa rääkida enda osakonda kuuluvusel. No, võib-olla esialgu, kui nad osakonnad tulevad, hakkavad nad olema maakonna tasemel, hiljem omavalitsuse tasemel, aga eks see paistab, kas ja kui kiiresti ja kui palju me üldse kasvame. Ja osakonnad hakkaksid siis ka lahendama kohalikke
huvidega seotud küsimusi ja tooks nad juhatuse, tooks nad nõukotta. Ja osakond peab endale ise välja töötama kodukorra ja juhatusele kinnitab. Miks on nii palju asju juhatuse kinnitada osakonna puhul? Mingi süsteem, mingi kord säiliks ja oleks ülevaade osakondades. Näiteks kui ühel päeval tekib osakond, mis ühendab Harjumaad ja sinna kõrvale tekib osakond, mis ühendab Kuusalu ja Anija valdu, siis on väga raske niimoodi toimetada, et ei tekiks paralleelkattumisi, et ei tekiks probleeme. Ja lõpuks juhatus vastutab selle eest, et midagi üldsegi seltsis toimuks, et oleks mingi struktuur ja liiguks edasi. Nüüd aga, kuidas see juhatus tekib? Juhatus valitakse üldkogul või siis volinike koosolekul, korraldab igapäevatööd ja praeguses etapis on juhatuse põhiülesanne organisatsiooni ülesehitamine ja aitab nõukoda käima tõmmata. Liikmete vastuvõtmine on juhatuse pädevus. Kui hiljem leitakse näiteks, et liikmeid oleks parem vastu võtta koha peal ja ütleme osakondades, siis saab selle osakondadesse viia. Ja põhikiri tegelikult ei ole selles mõttes püha kraal, et põhikirja on võimalik muuta. Põhikirja muutmeks on vaja 2/3 üldkoosolekust, mis tähendab, et see muutmise otsus peab olema läbi mõeldud. Ja tegelikult on mõned lapsused juba põhikirjas olemas, on leitud. Näiteks üks lause kordub 2 koha peal ja siis on paar sellist väiksemat asja veel, mille võiks ära muuta, et põhikirja toimkond võiks olla üks tööle hakkavatest rühmadest ja kutsus Toomas Tiru sellega ühinema. Tema leiab väga hästi kõik need vead üles. Aga kindlasti see põhikiri areneb, aga põhiasju ei saa kergekäeliselt muuta ja 2/3 enamus peaks seda ka tagama, et on vaja. Juhatusel on üks väga oluline teema ka, kui muidu allub juhatus üldkogule või siis volinike koosolekule, kellel on üldkoosoleku õigus, siis on üks teema, kus juhatus allub nõukojale. Ja see teema on seltsi eelarve. Kuigi nõukojale otsest juhtimisfunktsiooni pole, siis nõukoda kinnitab eelarve ja kinnitab selle täitmise aruande. Ehk need rahad, mis seltsi sees liiguvad, need käivad nõukoja kaudu. Ja kui me hiljem jõuame natuke selle nõukoja struktuurini, siis on näha tegelikult, et see finantspool peaks seltsist tulema ikkagi võrdlemisi avar või avalik. Revisjonikomisjon. Põhikirjas sai revisjonikomisjoni mainitud, esialgu veel ei valitud, sest üldkoosolek peab otsustama, kumba teed ta eelistab, kas revisjonikomisjon või siis nimetab audiitori, kes tegeleb siis raamatupidamisliku hinnangu andmisega. Kogemused näitavad, et ega korraliku revisjoni organisatsioonis, kus on ikkagi juba mitusada kannet aastas raamatupidamis näiteks. Ega seda tööd ei ole väga kerge teha, see tahab eriteadmisi saada ja võib-olla siis on ikkagi parem kui asjadeks professionaal. Liikmeühendused seltsi sees ja liikmeühendused tegelikult jagunevad laias laastus 2 liiki. Ühed on siis need liikmeühendused, mis on põhikirjas mainitud ja teised on need, mida põhikirjas mainitud ei ole, aga kuna tsiviilõigus toimib põhimõttele, et kõik on lubatud, mis ei ole keelatud, siis keegi ei keela seltsi liikmetel koostööd teha, kas seltsi sees või väljaspool seltsi. Ja mitte põhikirjaliste all näeks eeskätt toimkondi, mis on moodustatud teatavate eesmärkide saavutamiseks, teatavate ülesannete lahendamiseks. Olgu see siis põhikiri, olgu see pikema perspektiiviga noorte töötoimkond või mis iganes, millest võib välja kasvada liikmeühendus. Põhikirjalised liikmeühendused on 2 tüüpi. Ühed on siis sellised huvipõhised ühendused. Ja huvipõhine ühendus, ta peab olema 50 liiget vähemalt. Ta võib olla, on ta siis näiteks lendõngitsete ühendus, on ta mingi looduskaitse teema, mis iganes. Ta saab oma esindatuse nõukojas.
Samamoodi saab esindatuse nõukojas iga osakond, 50 liikme kohta ühe. Ja siis on klubilised ühendused. See klubiliste ühenduste koht oleks nüüd põhikirjas natukene täpsustada, sest praegu on see 50 liikme piirang. Võib-olla võtta seda väiksemaks, et kalaspordiklubid saavad ka osaleda oma liikmete kaudu seltsi tegevuses. Ja kalaspordiklubid saavad oma esindaja nõukotta. Praegu on kõigi vähegi toimivate klubide esindajad nõukotta kutsutud. Nii palju, kui ma juhatusest tean. Ja nõukojal on seltsi sees sisuliselt päris suured funktsioonid. Sinna kuuluvad siis juhatuse liikmed, osakondade esindajad, liikmeühenduste esindajad, sealhulgas klubide esindajad. Praegu on kutsutud, aga põhikirjas peaks selle 50 liikme piiri võib-olla allapoole tooma, mõtleme selle peale. Ja muud isikud, kes on juhatuse poolt kutsutud. Ja nõukoja liige ei pea olema seltsi liige. Võib olla kalateadlane, võib olla mõni muu isik, kellel võib olla midagi kaasa öelda nõukoja tegemistes. Põhikirjaliselt on need sätestatud nõukoda käib koos harvem kui kord 6 kuu jooksul, loodetavasti hakkab nõukoda koos käima sagedamini ja on suur väljakutse selle nõukoja moodustumine ja tööle hakkamine. Nõukoda kinnitab seltsi arengustrateegia ja tegevuskava. Seda tähendab seda, et kõik, kes on siia kutsutud, on kutsutud seda kaasa tegema. Seltsi eelarve planeerib seltsi ühistegevust ja annab juhatusele tegevusjuhiseid. Võib küsida, et mismoodi siis on, et kui juhatusel pole nõukoja suhtes otse alluvust, et kuidas siis saab, et juhatus saadab pikalt nõukoja. Aga vaat ei saada, sest siis võib leida kohe kriitiline hulk seltsi liikmeid, kes kutsuvad kokku erakorralise üldkoosoleku ja avaldavad juhatusele umbusaldust. Need hirmud ei näe. Tegelikult on niimoodi, et süsteem töötab siis, kui inimesed seal sees tahavad töötada ja kui inimesed sees ei taha töötada, siis süsteem ei tööta. Et pane sa millised reeglid tahes. Aga praegu on süsteem sellisena plaanitud. Ja ühtlasid annab nõusoleku juhatusele registrisse kantud vallasasja või kinnisasja võõrandamiseks. See läheb nüüd, selles on natukene seda üldkoosoleku pädevust sees. Kui võtame korraks kõik need seltsi struktuuriüksused kokku, siis on hetkel lootus, et nad hakkavad koos toimima ja need on planeeritud tegelikult suure seltsi jaoks. Kui me võtame osakonna toimse koosoleku välja hetkel, siis ta töötab ka väiksemas ühingus küllakeeduliselt. Ja selts ei ole nüüd mitte selleks, et ta kuidagi vastandaks ennast kalaspordiklubidele, oleks nende ühendav organ või katusorganisatsioon. Ta on lihtsalt see, kes töötab koos kalaspordiklubidega. Ja klubid saavad väga tugevalt siin esineda. Mida rohkem klubi liikmeid kuulub seltsi, seda suurem on nende hääl seltsis. Ja pole muud öelda, kui täna tähelepanu eest. Kui on küsimusi, siis palun küsimusi. On küsimusi? Kas sa põhikirja pealt ka annad vastused küsimusele? Jaa, võin anda küll. Okay. Mul on 2 küsimust. Aga ma ei tea küsimus. Selline, kas on mõeldud nüüd ingliskeelsele variandile, selle klubi nimetusele, sest praegu on Eesti Õngitsejate Liit, on rahvusvaheliste organisatsioonide Estonian Fishing Federationina. Et kui nüüd selle on edasi minna, et siis ei tekiks nagu... Meil ei ole klubi, meil on selts, aga nimetus on Estonian Recreational Fishing. Oli ta Federation Association. See on põhikirja tulemas. Mitteametlik õige. Ja kas see nüüd ametlik aadress, mis saab olema? Ametlik aadress on Sepapäev 6. Ülemiste City pakkus selle koha välja. Ja kas see jääb ka nagu mingisugune kontorina või? Ei ole, ta on täiesti vabatahtlikult. Praegu heast tahtest on see koht antud. Seal saab juhatus koos käia. See on omas postkast, kuhu post tuleb. Ja kui ükskord kasvame nii suurelt jõukaks, et saame raamatupidaja võtta ja omal kontori koha teha ühe koha tegevussekretäriks näiteks, siis ma arvan, et mingi kontori mind tuleb võtta, aga Sepapäev 6 on ametlik aadress.
Jarko Olla Keskkonnaministeeriumi kalapõllukonnast teatud kohe. Aga seda põhikirja sirvisin natuke, kas seal nagu sees selline asi ka on, et need, kes sinna liikmega astuvad, siis kalapüügiseadusi ka peavad järgima või sellist kohustust ei võta ette? Seda me otseselt sinna põhikirja ei kirjuta, me eeldame seda. Et kui sa tähele paned, siis seal on nähtud see, et juhatusel on ikkagi otsustusõigus, keda ta võtab ja keda mitte. Et kui on tuntud rööpid, siis me teda ei võta ja kui keegi jääb vahele rängalt, siis on võimalik ta välja visata. Lähtume nagu tervest mõistmisest selle puhul. Eesti Vabariigi seadused on kõigile täitmiseks, isegi kalameestele. See oleks nagu vastutus. Mina ise riigiametnikuna praegu väga nagu proovin nööri mööda käia, et kalastajate selts nagu võtaks sellise kohustusega vastutuse, et see oleks nagu elementaarne, kui me räägime keskkonnast asjadest. Jah, et see oleks eetikakoodeks võib-olla või mingi hea käitumise 10 käsku või mis iganes. See on see teema. Mul oli korraks küsimus. Ma sirvisin jälle põhikirjad, vabandust seda näpuga järge ajan. See on ükskord see üldkoosolek kokkukutsumine, eks ole, selline nõue, et vähemalt pool liikmetest, mis on küll väga optimistlik, eks ole, tead ise ka nii, kui liikmed koos käivad, aga ilmselt alguses on teostatud. Võimatu. Ja teine oli siis see teema, et kui nüüd tuleb erakorral, et siis on 20 liiget, et millest tekkis selline situatsioon, et ühes hetkel on protsent ja teisel hetkel on nagu kogus, eks ole. Et kas ei oleks olnud mõistlik ka panna 10% või midagi sellist. Muidu tekib see olukord, et ütleme, et väga ebameeldival ajal tekib sul nagu üldkoosolek ja teil on midagi ära otsustada, siis 20 inimest otsustatakse asja ära. Ja protsent oleks selles mõttes on nagu väheke ausam, et siis keegi tea, palju see on. Ühe hetkel pannakse lukku, et neid on nii palju liikmeid ja 10% erakorraline. See erakorraline on jätnud selleks puhuks, kui mingil põhjusel üldkoosolek kutsutakse kokku ja ei ole kvoorumit koos. Peab juhatus kutsuma kokku uue üldkoosoleku. Aga ta peab järgima neid teatamisnõudeid, ehk seal oli vist 3 kriteeriumi. Kas kirjad või siis üleriigilise levikuga ajalehes kuulutus selle kohta. Et mingi kriitiline arv neid peaks kokku tulema. Et seda võib hiljemalt põhikirjas muuta, aga minu esimene ettepanek oli mingi väiksem arv liikmeid kui 20. Ja ma just mõtlesingi, et miks pärast nagu siis on läinud algusest pool liikmeskonnast ja pärast jäsku 20, et on läinud ühik teiseks hoopis, mitte 10% ega 20 ega 5%, vaid lihtsalt ratsionaalsusest lihtsalt. See on mingi ratsionaalsus. Ja siis teine küsimus korra vahele ka veel, et kas sa rääkisid sellest ka, et kui on palju erinevaid struktuure, eks ole, kas on mingisugust nagu sõprust ka reeglid, et ütleme, et üks inimene ei saaks iga struktuuris sees olla. Nii-öelda ei saa olla nõukojas, ei saa olla juhatuses samal ajal või midagi sellist on mõeldud, eks ole. Lõpuks ongi ainult tegelikult 10 inimest, kes on kõikides struktuurides. Juhatuse liikmed on nõukojas sees. Aga see, et juhatuse liige pole revisjonikomisjonis, on seadusest tulenev. Okay. Aga juhatuse liige osakonnas loomulikult, et on osakonna liige. Ei näe nagu suurt vastuolu selles. Pigem on probleem jah selles, et oleks rohkem liikmeid, kes tegutsevad. Veel küsimus. Ma sain põhimõtteliselt aru sellest variantist, et kui liikmeid on palju, siis on läbi volinike koosoleku. Aga on just selle nõukojaga seoses, mis on seltsi kõrgem võim? Kumb siis? Kas siis nõukoda? Üldkoosolek. Aga kuidas saab nõukoda siis teha liikmemaksu kehtestada? Seda enam, et nõukoda võivad kuuluda ka mitte liikmemaksu asunud isikud. Juhatus kehtestab liikmemaksu. Ei saa olla. On küll jah, juhatus on kirjas. Saab küll olla. See on kirjas olla, kuidas seadus? Seadus lubab juhatusel seda teha. Ja see on äriregistrist läbi käinud dokument põhikiri. Ma vaatasin, et seal on paralleelselt võimu jagamine, et ühelt poolt nagu see üldkoosolek ja teiselt poolt nagu nõukoda, et see ei ole, nõukoda ei ole võimustruktuur, üldkoosolek on võimustruktuuri osa. Nõukoda on see, kes tegelikult sisulise töö planeerimise ja juhtimisega. seal oli igasugust kinnisvara võõramist, niisugused asjad, et see on väga konkreetne eelarvega tegelemise asi, aga eelarvega tegeleb ainult üldkool. Ei, eelarvega tegeleb nõukoda põhikirja järgi. Ma arvan, et seal on, kui nagu juriidiliselt minna asju arutama, siis ei saa keegi väljaspool organisatsiooni arutada organisatsiooni rahadega seonduvat asja. Seal on see
lapsus sees. Organisatsioon andis selle õiguse, aga kui leiab, et on lapsust, võib nagu kaaluda põhikirja muutmist selles osas. Sest üldkoosolekul on õigus kõike põhimõtteliselt otsustada. Üldkoosolek soovib. Ja sellega ma olen nõus. Aga see nõukoguda ei saa põhimõtteliselt kõik otsustada. asi kasvab suureks, siis niisugust asja nagu üldkoosolek praktiliselt ei saa olema, sest et seda ei saa kokku. Et tegelikult, eks ole, kui on nüüd plaanis niimoodi teha katusorganisatsioon, nagu ta praegu plaanis on, siis niisugust asja nagu planeerida ei maksa. See on ainult, esimesed paar korda võib-olla. Kui hakkab liikmeid tulema, siis järelikult enam üldkoosolekul kokku ei saa, ongi kõik. See käib kähku üldiselt. Ja ta on kõik üldkoosoleku õigused. Mida, kui juhul, kui nüüd seadus ei muutu ja seadus mingit muud õigustele juurde ei anna. No aga ütleme, kui nüüd praegu laekub homme päev 3000 avaldust ja kõik hakkavad robinal astuma nüüd sinna, kes siis nüüd moodustab selle osakonna, kuidas neid jagatakse nüüd 50 kaupa, see on siis juhatus tegeleb sellega, et ütleme, mina olen näiteks Keilast või olen Raplast või kus iganes ja nüüd siis töötatakse need avaldused läbi ja siis tehakse, et vaat nüüd teeme 50 tükki nüüd nii, aga ütleme, Keilast tuleb ka 200, siis tuleb sinna 4 nagu niisugust ühendust teha järelikult või et iga ühte siis esindab üks volinik või kudamoodi see siis hakkab välja paistma. Juhatusel on selle kohta kõige parem informatsioon sel juhul, et kust need avaldused tulevad ja kõige mõistlikum viis on nende inimestega läbi rääkida ja teha ettepanek, et tehke osakond. Et võetakse siis selle 200 inimesega ühendust, ütleme, et nii, et nüüd hakake või ütleme, kui on 200 liikmeline osakond, näituseks. Mismoodi see siis on? Sealt on 4 esindajat siis või? Nii ongi. Iga kord, kui saab 50 täis, siis saad ühe voliniku. Siis tehakse veel üks osakond. Kui Keilast tuleb 200 inimest homme päev, eks ole, see on väga tore uudis Seltsile. Ei, miks ei tule, kui... Lihtsalt tekib üks volinik juurde. Kui on ikkagi asi tõsine ja inimesed tahavad asjaga tegelema hakata. Aga kui läheb jälle muidugi niisuguseks samaks jamaks nagu koos kalale, see on teine lugu. Ja kui inimesed tahavad midagi teha, tahavad Seltsiga liituda osakondi teha, siis on see väga tore uudis. Küll me toime tuleme. See on selle struktuuri ja ülesehituse kohta veel küsimus. Mul selle nõukogu ajal oli väga suured õigused nüüd antud kinnitada ja keskida, keelada ja mida iganes. Aga nüüd selline mõte, et kui sellest nõukogu aja struktuurist ja koosseisust ja sellest nagu ei olnud väga midagi, et kes sinna kuuluvad ja kui seotud nad on, kui nad ei ole ka selle seltsi liikmed samal ajal. Et kas siis on sedasi, et ühel koosolekul on see nõukoda nii suur, nemad otsustavad või on ta siis mingi kindlam suurus? Täna on siin avatud nõukoda, aga põhimõtteliselt on meil nõukoja koosseis on juhatuse liikmed, osakondade esindajad ja liikmehenduste esindajad, pluss juhatuse kutsutud isikud. Pluss kutsutud isikud ja kõigil on üks hääl. Jah. Sel hetkel kutsutakse suvalised inimesed. Ma arvan, et nõukogu nimekirja ikka mingil moel hallatakse. Et inimene peab teadma, et ta on nõukojas ja kui keegi küsib sellise liikmetest, kes on nõukojas, peab olema see teada. Nõukoguda on vaja moodustada veel. Nii et Keila 200 liikmega osakonna kohta on üks hääl siis, nagu ma saan aru. Nõukojas. 200 liiget osakonnas juhatus kutsub 3 tükki juurde Keilast. No ei pruugi ju. Miks peaks? Seda küll, aga dubleerida võib. ühe saab valida ju, rohkem ei saa ju. Osakondade esindajad, üks esindaja iga osakonna kohta. Lähme korra tagasi sellega, et kui ma nüüd volinike koosolekut hakatakse tegema, siis kui asi kasvab nii suureks, et ei mahu ära saali, eks ole. Sa räägid sellest ju, eks ole, praegu. Volinikust. Seda ju kõik tahavad, et see asi nii suureks kasvab. Ja, eks ole. Või ei taheta. Ma kuulan kõrvalt ja mul lihtsalt läheb natuke segadeks asi, et kui me räägime volinikust, siis mina saan nii aru, et iga 50 liikme peale on üks volinik.
51 ei ole veel midagi, aga 100 on juba 2, eks ole. Nii, ja see, siis ühel hetkel teatab nagu juhatus, et nüüd hakkame kooskõne mitte üldkoosolekuna, igaüks vaid voliniku koosolek on, eks ole. Tähendab seda, et kui on meil 10 000 liiget, meil pole kuskil neid inimesi panna, eks ole, niisugust saaligi pole, on ju. Tähendab seda, et siis põhikirja järgselt või juhatuse juhistalusel valitakse igas osakonnas nagu iga 50 liikme kohta üks volinik ja volinikule antakse volitused, vot seda, no ütleme 3 volinikust 1 toetab ja 2 ei toeta seda otsust, no siis ongi osakond küll lõhki, aga see hääletustulemus läheb sinna ka või nii-öelda see mandaat niimoodi, on ju. 3 inimest tuleb ikka kohale ja kui on nagu rohkem inimesi, saab iga 50 pealt ja ongi kõik, eks ole. Aga see, mina ei loe küll kuskilt välja, et selles nii-öelda nõukojas oleks nüüd 50 kohta 1 või 200 ei ole. Nõukoda moodustub juhatuse poolt kutsutud pluss liikmeühenduse esindajad, eks ole. Ja kui tõesti on jõudu Keilas nii palju või ka Saaremaal teha nagu 20 erinevat klubi, eks ole, ja igas ühesõnaga 50 inimest, siis ongi niimoodi. No, see on vabadus me ei räägi klubist praegu, me räägime osakonnast. Klubi on hoopis teine lugu. Nõukojas ma ei näe, et oleks nagu kirjas seda pidi. No nõukojas ei olegi, seda ma ütlengi. On võimalik teha väga hüpoteetilisi konstruktsioone, aga... Kes see viitsib seda tegelda? Aga jah, et nõukoja moodustamine on tegelikult meil põhikirjas olemas ja moodustamine on kaunikesti selge ja nõukoja koosseis on nõukoda on moodustanud, on alati iga hetk võimalik tuvastada, kes on nõukojas. Ja ma usun, et kui ka läheb praktiliseks tööks, siis need küsimused, mis on niimoodi, et 50-50, et neid küsimusi ei saa 50-50 häältega otsustada. Siis on tegemist parem vaadata asjad ümber. Saad sa alla panna selle nõukoja otsustuse õigused, mis seal oli? Ja, mida nõukoda oli otsustada? No ja kuna nõukojas on ka juhatuse liikmise sees, siis tegelikult noh. Jah, aga see on praegu, et kui juhat või nõukotta võib kutsuda jumala suvalisi isikuid tänavalt nii-öelda ja tal on antud õigus seltsi eelarvet kinnitada, et äkki vastu olla. Tegelikult ei ole, on juhatusel mingi vastutus ka selle eest, keda ta kutsub. Mul on selline ettepanek või mõte, et see on edasise mõtlemise koht, aga lahiloogika on see, et nõukoguda võikski olla nõukoguda. Mitte mingisugune tähendab juriidiliste otsuste tegija või kinnitaja sellises tähenduses, et ta jääbki nagu suunavaks poolest. Siin peaks tulevikus asjad vist tiima natuke selgemale pinnale. Ei saa olla mingit paralleeljuhtimus ja paralleelalluvusi või tegevusi. Et see ongi praegu võib-olla see tänase arengu raskuste üks näitel, et me oleme natuke ebamäärases olukorras selles. Et tegelikult see põhikiri sai ka väga kiiresti tehtud. Nõuandev organ. Et see on jah, selle teema võib läbi mõelda. Selle, et need osakonnad ja volinikud ja need asjad nagu vähe lihtsamaks viia, võiks see asi olla ju sisuliselt interaktiivne. ID-kaardiga või mobiil-ID-ga ennast tuvastades on väga ja koosolek. Pead silmas hääletusi, tegelikult saab ka koosolekut viia läbi elektroonilise baasil. Jah, et selles mõttes, et ma ei pea seda asja osakondade ja selle volinikud kirjutanud ongi konkreetselt, et igal mehel üks hääl ja ma arvan, siis tuleb see üldne otsus kokku. Võtame siis vähemalt need hääled. Protsent häält tuleb kokku. Mis on mõte? Interaktiivsed on kindlasti plaanis ka lihtsalt. Seal on seotud teatud investeeringud ja kõik muu sellega, et vaevalt, et keegi seda niisama teha võtab. Ma arvan, et üks hetk nagu jõutakse ka selleni, et see on nagu mõttes olnud ja räägitud. See on asi, mida saab tegelikult selle liikmena otsustada. Jaa, absoluutselt. Aga tänast pilti vaadates siis veel ei saa. Et tulevikus kindlasti. Kas on küsimus? Kuidas siis praegu liikmeks astuda? Kelle juurde tuleb minna selle avaldusega? Avaldus ära täita. Allkiri panna
saab pangaarvenumbri ja on kõik väga lihtne. oota, aga ei saa ju, äkki ta ei kõlba. Ma küll kardan, et ta ei kõlba. Juhatus otsustab, annab teada. Aga kus see juhatus teab teda, kurat? Küll me teame. Minul on niisugune küsimus, et tegemist demokraatliku ja iseseisva ühendusega seltsiga, et kuidas on saanud selline asi juhtuda, et te teete koostööd äriettevõttega nimele Kalale siis, et miks teie meiliaadressil on eks@kalale.ee, aga mitte näiteks info@eks ja nii edasi, terve net on võimalusi täis tasuta teha selliseid neti, meiliaadress. eks.ee. jah, miks on Kalale sõna selles teie ma võin ise vastata sulle kiirelt kohe. Küsimus lihtsalt oli, et sel hetkel, kui need asjad üles läksid, ei olnud selle sama MTÜ kontol nagu sentigi raha. Ja me lihtsalt pakkusime kiirelt oma domeeni välja, et tegelikult me oleme otsinud seesama, mis tegelikult kuulus tagant ütles, et eks.ee ei ole võimalik registreerida. Me oleme täna mõelnud, et mis asi registreerida ja mingi hetk tuleks see domeen vegada, sinna kodulehti üles panna ja nii edasi, aga kuna seda ei ole täna, siis see oli lihtsalt see koht, kust üles rikkuda. Et ega seal muud ei olegi ja fakt on see, et täna nagu sealt sai kõige laiapõhjalisem tagasiside samamoodi sellele asjale. Et kui oleks olnud mingi teine hea nurgatagune või mingi koht, siis oleks seda kindlasti teinud. Samal põhjusel on aadress ka Sepapäev uus, et oli Ülemiste City, kes oli nõus meile alguses postkasti laenama. No netiaadresside loomine on ikka, võimalus on ka tasuta asju teha. No kui sa näitad, kuidas tasuta käib, siis kohe ära, ei ole probleemi.